et suitsuliha tegemine, et siis liiga üksluine see asi ei ole, siis teeme ühe siukse hapukasibula salati ka siia kõrvale, hästi lihtsa. Ja näitan teile nuga, Helena tõi mulle ilusa noa. Hundid on siia peale joonistatud söögi tegemiseks, täitsa ideaalne asi. Vaat. Ilusat värvi tira on. Nii, keskmine sibul. Ossa kurat, kui teravus on. Ohoh. Ja sellest teeme, mis me teeme sellest, rattad teeme. Ja libe värk on. Nii, siuksed korralikud mehised rattad. Need rattad paneme siia. Pausi sisse kenasti. No, mõni natukene paksem ka. Sidrunimahla. Soola. Oih. Nii. Ja nüüd jätame ta selliseks ajaks tõmbama, kui me teeme suitsvahvli tule.
noh. Nii. Siin natukene. Ma arvan, et paneme selle resti peale siia. Et teist on nagu väga siit välja võtta. Siin on meil siis liha, siin on küüslauk. Ja kõikides on tegelikult küüslauk välja arvatud see, et see läheb toidu tegemiseks. Nii, 1, 2 ja 3. Nii. Paneme ta siis ahju 10 minutiks. Laseme tal 10 minutit siin sees olla. Rast tilgub kõik ülevat alla panni peale. Hoiame niisugust väikest tuld all. Ja ega siis polegi muud midagi, kui liha hakkab vaikselt särisema, siis on õige hetk visata suits alla, siis tõmbab jahti sisse. Vaat. Noh, liha meil vaikselt säriseb ilusti. Viskame siia kambrisse alla leparattad. Osad teevad need märjaks. Sea meie oleme siiamaani kuivaga hakkama saanud. Need lihtsalt siia alla. Et ei natukene palju neid siin peo sisse. See on nagu koroona oli kunagi, see lauamäng oli täpselt samamoodi, niisugused kettad viskasid kaikaga tagusid nüüd mööda tuba taga. Nii, ja nüüd paneme ahju kinni. Ja umbes pool tundi äkki või. Vaat. Vaatame, mis asjast välja tuleb. Ühe sõnaga. Vaatame, mis siin sees toimub. Mul on siin üks hästi pikk kahvel. Võtame selle samase tüki siit keskelt. On vahepeal ukse kinni, sellepärast et see vaata, kus mahl jookseb seest välja. Lõikame ta keskelt pooleks. Kahvel jääb ette. Täitsa ilus. Väga viis. Võtame teised tükid ka välja. Ja siis ma näitan seda võitlus vastu. Et näitan seda, mida jaoks ma sibularattat tegin. Kuradi hea pikk kahvel on. Opa! Ja siit viimane on ilma küüslauguta. See on lihtsalt tavaline. See läheb meil üldiselt on niimoodi, et kui me suitsuliha teeme, siis läheb söögi tegemiseks hiljem meil. Nii, lõikame selle ka huvi pärast lahti.
vaatame, mis tal siin sees on. Ideaalne. Väga ilus. Mahlane. Pole liiga küps. Vaatame, mis see siit seest on. Kontrollige alati, kui te suitsuliha teete. Vahepeal juhtub niimoodi, et vaatad, et pealtpoolt on valmis, aga seest on täiesti roosa. Väga ilus. Väga hea. Nüüd siis viime selle natukeseks jahtuma ja siis teeme lõpuklipi. Siis ma näitan, mis sibularõngastest ja lihast saab. Nii. Lubasin näidata, mis ma teen nende sibularõngaste ja leivaga. Just praegu käisin poes, tõin värsket leiba. Teeme siin ühe leiva näiteks. Seda liha on veel, aga me ei söönud kõik ära. Paneme siia ühe leiva. Meil on siin Põltsamaa sinep. Loodame, et töötab veel. Selle tõmbame siia noaga laiali. Natuke juurde panna siia ühte otsa. Nii. Siia peale meil on liha. 2 tükki mahub peale. Järelikult saan 3. lihtsalt ära süüa. Ja siia peale lähevad need sibularõngad, mis on sidruni, mahla ja soolaga tehtud. Neid võib kohe rohkem panna siia peale, mis on sättimise küsimus. Lõikame siis pooleks ka, nii nagu kokasaates ikka on. Ma ei tea, kus käes paneme selle siia. Võt. Et soolane hapukas sibul koos korraliku suitsu sealiha karbonaat, sea kaelakarbonaat suitsetatuna ja kuradi erilane. Nii et põhimõtteliselt jah, ja lisu. Üks läheb mul kaameraoperaatorile ja teine tuleb mulle. Täitsa mõnus on, paneks ühe rõnga veel juurde. Nii et jah, selline see video on. Et igaüks saab ise järgi proovida, kellel suitsuahi on. Ja ma usun, et ei kahetse. Midagi rasket tegelikult ei ole. Et see protsess on, aega on vaja, aga tulemus on täitsa hea. Kaameraoperaator krõbistab selle, mina krõbistan ka oma leiva lõpuni ja saabki see video valmis.